Ja ei pidanud tegelikult kuulma, et ma lihtsalt kommenteerisin kõrval natukene maad ja teksti. Ja. Seda varem või? Maarja küsis, kas keegi on varem seda ettekannet kuulnud? Liikmutuskool on kindlasti seal. Ma trakken juba seal pundis ja ma tean, Elva gümnaasium oli, siis me vist see aasta liitusime. Äkki. On Vana-Kala või? Me tegime selle EOK selle projektiga, see on meil eraldi projekte. Ja meil on need liikumisvahetunnid on ja mingi eraldi süsteeme. Ja. Treenerid teevad seal meil imet, et me Timo Eifussiga välja, nüüd ta teeb meil trenne seal. Niipidi, väga hea. Ma ei teadnudki. Tuli üks küsimus. Küsi. Kas Ramonil on Movember? Jah, meil on. Ramon ei pidanud üldse siia ette tulema, nii et sellepärast ongi Movember. Okei, aga järgmine, Maria saadab viisakalt meil maad ära, et järgmine plokk on siis Rasmuse ettekanne, mis siis tegelikult Rasmuse ja minu ettekanne siis, mis tähendab seda, et ettekannet ei ole, nagu alati, aga me improviseerime ja tegelikult võib vist Rasmusele anda kaamera pildi ja näo ja heli ja kõik asjad, et saad seda hostida, jah. Rasmus, kas sa tahad ekraaniga jagada? No nii. Kas sa tahad ekraaniga jagada, Rasmuse? Tegelikkuses ma pean tunnistama seda, et ega siin mingit väga sellist aktiivset ettekannet mul ei ole ja eelkõige ma ootan praegu siis head võimalust kõigile kasutada ja küsida küsimusi robotimängu kohta. Võib-olla kaks sellist robotimängu reeglite muudatust või uuendust, mis on tekitanud küsimusi ja mida minult ikka aeg-ajalt jälle uuesti üle küsitakse, on vast võib-olla siis need, et küsitakse esiteks seda, et kuidas nüüd selle käivitusalaga siis on. Ja tõepoolest, meil on toimunud siis üks oluline muudatus, kus käivitusalal ei ole enam robotil kõrguse piirangut. Küll aga on oluline piirang siiski selle roboti kontrollimisel, ehk siis selle kontroll- või inspektsiooni alal. Ja seal on endiselt see kõrguse piirang 305 mm. Ehk siis, et seal ei tohiks olla see robot kõrgem kui 305 mm kogu oma kraamiga. Ja teine oluline muudatus, mida veel eelmisel aastal ei olnud, on see, et käivitusala on nüüd ka koduala osa, mis tähendab seda, et kui robot liigub tagasi koduala poole, siis on võimalik seda robotit haarata juba siis, kui see robot on jõudnud ka sinna käivitusala sisse. Et need on siis olnud sellised peamised küsimused, mida kõige rohkem on küsitud. Kui nüüd aga vaadata üle robotimängu uuendusi, siis vast üks värskemaid uuendusi ongi võib-olla seesama sõudeergomeetri uuendus. Seda on ka päris mitmed tiimid juba rääkinud, et mingil hetkel nad on avastanud, et see sõudeergomeetri ratas, mis platsi peal libiseb, et see siis libiseb tagasi ja sõudeergomeetri see element, mis nende rullikute peal liigub alla, see siis ka samamoodi liigub jälle alla. Ja siis, et kuidas siis on, et kas punkte saab ja ma võin öelda, et punkte saab. Ehk siis kohtuniku asi on seda jälgida ja sellest saab samamoodi punkte. Kas ma olen veel kosta? Oled, kõik on hästi. Ja. Mul üks küsi, mul kõrvaklappil üks üritas välja, et ma ei tea, kas kaua need kõrvaklapid kestavad, hakkab tühjaks saama. Okei, väga hea. Nii, küsiti juba, et platsiga tulevad kaasa erinevad tervisepakid, mille jaoks need siis on. Need on lihtsalt for fun
ehk siis, et mina olen aru saanud, et neid võib lihtsalt jagada ja rõõmsalt kasutada, aga missioonimudelite osad need ei ole. Kas on veel küsimusi? Okei, kui jooksvalt võib-olla, kui küsimusi tuleb, siis võib küsida, siis ma neile ka jooksvalt vastan. Aga võib-olla koos Ramoniga me tahaksime natukene kergitada siis katet või proovida selgitada, et mismoodi see robotimängu osa siis üldse ja kuidas see võistlushooaeg võiks sellel aastal nagu välja näha. Et me proovime täpsemalt selle veel paika panna umbes paari nädala jooksul ja siis me tõenäoliselt juhendajatele, kui palju siin üldse ka juhendajaid on, aga mõned ma nägin, et on, proovime ka teha eraldi sellise webinari, sellise koosoleku, kus me saame selgitada, et nagu te teate, siis meil on COVID-i olukord on meie jaoks keeruline täpselt samamoodi ja praeguse seisuga me oleme kahjuks üsna veendunud, et tõenäoliselt vähemalt poolfinaale meil sellisel moel, nagu me harjunud oleme, korraldada ei saa või korraldada ei lasta. Ja ehk siis, kui projekti esitlusega võib-olla oleks nagu selline lihtsam, et me saame ju kasutada virtuaaltööriistu, me saame siis kasutada siis Zoomi või mingit muud sellist keskkonda, kus siis lapsed saaksid oma projekti esitlust teha ja kõike muud ka, siis robotimänguga on natukene keeruline. Ja praeguse seisuga me oleme Ramoniga jõudnud siis sellisele järeldusele, et tõenäoliselt me teeme võistluse siis robotimänge sellisena, et õpilased saavad seda robotimängu filmida ja siis seda videot vaadata, ehk siis kohtunikel on võimalus seda videot ka vaadata. Aga lisamõte oli selline, et me võiksime seda robotimängu teha siis live event'ina, ehk siis et reaalajas otse ülekandena. See tähendab seda, et robotimängu kohtunikul on siis võimalik näha seda robotimängu nagu reaalajas. Meil on siin kevadest öökullide meeskonnaga üks väikene kogemus juba olemas, aga me peame seda tõenäoliselt tegema natukene lihtsamalt. Ja meie mõte on ka selles, et see live event võib olla avalik. Iga tiim saab ise otsustada, kas nad tahavad oma robotimängu reaalajas teistele ka näidata. Ehk siis, et on võimalik korraldada ka niimoodi, et saavad näiteks vaatajad kaasa elada ja jälgida, kuidas see siis käib. Et ja Ramon, võib-olla sa tahad midagi täiendada natukene, võib-olla ma jätsin midagi praegu ütlemata. Ja ma ju tegelikult väga ei kuula, mis sa rääkisid, aga nagu ikka, ma tean, et sul on kõik händalatud. Aga ei, ma tegelikult tahtsin seda öelda, et jah, me tõesti Rasmusega arutasime põgusalt ja ma ei tea, kas sa jõudsid rääkida sellest First Remote Hubist ka või ei? Ei, ma sellest veel ei rääkinud. Okay. Et suure tõenäosusega, mitte suure tõenäosus, vaid on olemas eraldi platvorm, mida siis First peab ametlikult enda nagu virtuaalseks platvormiks ja kõik meeskonnad, kes sellel aastal osalevad virtuaalselt, peavad ennast sinna registreerima. Et see platvorm ei ole veel täielikult valmis, see on enda jaoks ka nagu täiesti uus asi. Nii et nii kui see saab nagu enam-vähem valmis niimoodi, et ma võin selle juba teile nagu lõhkumiseks anda, siis ma annan selle kohaga teile lõhkumiseks. Aga fakt on see, et kõik, kes tahavad see aasta meil virtuaalselt siis osaleda, peavad omale sinna konto tegema. Ja enamus siis kõik, mis videod ja asjad üles laete, peaksid minema siis sellesse platvormi. Ehk siis me ei ole Rasmusega päris kokku leppinud, kas me kasutame mõlemad platvormis kõrvuti, ehk siis Sveni loodud platvormi või siis ainult seda First Remote Hubi. Et seda me natukene mõtleme, kuna mul ei ole ka täpselt selgust veel palju ja mida selle Remote Hubis teha saab ja palju see nagu teile on niisugune mugav. Ma tean ühte asja kindlasti on see, et see on ingliskeelne platvorm, et eesti keelt ma arvan, et see ei toeta, nii et võib-olla kui kellelgi seal on abi vaja, siis eelkõige üritame meie nagu teha mingeid väikseid juhendeid, kuidas midagi saab teha. Või siis teine asi on see, et võtate oma õpilased appi ja nemad saavad siis juba ka aidata, et kus, mis, kes. Ja see juba küsimusele ära. Ma ei tea, Rasmus, mis me veel arutasime? Aga mina mõtlesin seda, et kui nagu mõelda selle hooaja peale, siis et võib-olla oleks tore nagu need poolfinaalid lõpetada või eelvoorud lõpetada veebruari lõpuga. Aga me vaatame seda jooksvalt, kuidas meil olukord on ja
ja kui palju me tagasisidet saame, et võib juhtuda, et jääb ka kuhugi sinna võib-olla märtsi lõpuni. Et noh, ma ei tea, ma olen üldiselt üritan olla realist, et meil see olukord siin Eestis, ma arvan, et ei lähe väga palju paremaks, kui ta hetkel on. Mis tähendab seda, et ilmselt, ja noh, nii palju, kui me nägime ka kevadel, natuke paremaks siis olukord alates seal, ütleme, aprilli lõpust, maikuust, et tegelikult hullult tahaks teha ikkagi Eesti finaali, kuna meil saab 10 aastat täis nüüd ametlikult, see on 10. hooaeg, eks juubelihooaeg, et tahaks teha ikkagi finaali kontaktvõistlusena, mis tähendab seda siis, et üritaks ikkagi eelvoorudest saada siis mõned meeskonnad ka edasi. See, kuidas me täpselt seda teeme ja mis on täpselt kriteeriumid, see selgub siin aja jooksul, aga vähemalt tahaks teha kontaktfinaali ja ma arvan, et olukord läheb lihtsamaks seal aprilli-maikuus, et siis ilmselt me planeerime selle kuhugi sinna kanti. Aga no kuna see on nii tulevik ja me ei tea veel, mis siin saama hakkab, kuidas meil elu läheb, et siis võtame ei taha öelda üks päev korraga, aga võtame siin 1 kuu korraga. Rasmus? Just, ma tegelikult ootaks veel küsimusi, kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi tekkinud? Ja üleüldse hooaja kohta, nii projekti kohta. Ja küsimus, Katariina. Ja see oht on meil täitsa olemas, aga ega see Robotexi toimumine ei ole ju ka veel tegelikkuses selge ja noh, me oleme siin mitmeid plaane plaaninud, et võib-olla me näiteks lükkame selle FLL-i finaalvõistluse üldse juuni algusesse, siis kui ka õpilastel on koolid juba lõppenud või lõppemaas ja saaks oluliselt rahulikumalt seda asja võtta. Jah, võib-olla teeme enne jaanipäeva ära, et midagi sellist tõesti. Jah, et paraku me peame mõtlema selle peale ka, et koolis käimine on ka samamoodi tähtis ja õppimine on samamoodi seal ka oluline, et peame oma valikuid tegema. Et see on kindlasti ka arutamise ja mõtlemise koht, et kui me korraldame juhendajatele selle koosoleku, siis me saame kindlasti ühiselt seda mõelda ja planeerida, et mis oleks mõistlikud variandid. Täpselt nii. Aga väga hea küsimus. Ja Robotics kaudu me ei ole ka kindlad, kuna see nagu plaanis on, et ma ei tea, kas International ei ole vist välja kuulutatud veel ametlik kuupäev või on Rasmus? International ei ole ametlikult välja kuulutatud ja Robotexi kohalik võistlus lükati ka edasi praeguse seisuga veebruarisse. Ja see ei ole ka päris täpselt teada, et kuidas üldse mida teha saab. Et need on sellised väga keerulised küsimused praegu. Mul on võtame seda arvesse, et kes kuhu pool läheb ja üritame ikka teha mingi vahe sisse, et ei ole päris niimoodi, et sama nädalavahetusel on asjad. Just, aga hea uudis on see, et tõenäoliselt siis eelvõistlusele saab nagu rohkem aega, et kuna ka praegu juba osad õpilased on distantsõppes ja kokkusaamine võib olla keeruline, et siis me anname rohkem aega, et see miinimum on ju 8 nädalat, aga praeguses olukorras 8 nädalast ilmselgelt ei piisa, et kõik saavad endale rohkem aega, et tegutseda. Mul on üks küsimus projekti kohta. Küsi. Nüüd ma saan aru, et see kas laivina tuleb või tuleb ka videona või kuidas see esitus võiks tulla või olla, on teil aimu? Firsti ametlik suund on see, et kedagi laivis nagu piinama ei hakka. Et noh, me nägime eelmine aastaga seda tegelikult. Ütle uuesti, palun. Et eelnev video. Jah. Eelnevalt valmis tehtud video siis projektist ja... Just, me eelistame pigem eelnevalt tehtud videot, et võib juhtuda, et kui meil tekib mingi küsimusi, siis me saame seda nagu küsida, ütleme niivõrd kuivõrd live sessioonile või siis saadame küsimus teile nagu meeskonnale tagasi, aga põhimõtteliselt see 5 minutit ettekanne, see peaks olema ikkagi eelsalvestatud ja siis saadate selle meile. Selge, aitäh. Et robotimänguga on natukene keerulisem, et võib juhtuda, et tähendab, laivis me nii või naa seda ei tee, aga võib juhtuda, et me anname kindlasti mingi väikse, mingi võib-olla ajavahemikku, kuna need robotmängu videod peab ära tegema, et ei oleks sihukest olukorda, et kellelgi on nagu väga hea ligipääs oma väljakule ja ta teebki meile mingi 100 erinevat videot ja valib seal parimad punktiskoori välja, et me ei tahaks nagu päris niisugust teed ka minna, kuigi First on nagu sellega väga rahul. Ja nemad ütlesid, et pigem, et neil ei ole vahet, et saadate oma 3 robotimängu videot ära ja kogu lugu. Aga me Rasmusega oleme ikkagi siuksed eestlaslikud, et
et tahaks natuke niisugust võistlusmomenti ka sisse saada, et võib-olla siis teeme seda kuidagi kas siis laive'ina või siis, me praegu mõtleme täpselt, kuidas seda teha, aga ma ütlen siis selles, et ei ole niimoodi, et te saate suvalisel ajal oma robotimängu videot teha, vaid te saate ikkagi kindla ajavahemikku, kuna te peate selle video ära tegema ja saatma meile selle video. Mitte küll niimoodi, et enam-vähem reede kell 3 peate ära tegema, vaid pigem on see, et kui teile antakse võimalus, et jah, nüüd ma olen valmis, vajutan nuppu, saan omale mingisugused juhised ja siis peale seda mul on näiteks tund aega esimene robotimängu raund ära teha. Midagi sellist, aga sellest see on ka veel natukene sihuke toores mõte, et me üritame siin ütleme detsembri algusega selle asja nagu selgeks saada. Võib-olla Katariina kindlasti ei pruugi teada, siis tegelikult ma ei tea, kas me juhendaja koolitusel rääkisin ilmselt sellest, et juhendajad peaksid sellest teadlikud olema. On nüüd uus süsteem globaalselt juba, see on globaalne standard First Lego League Challenge programmis on see, et kogu hindamisprotsess peaks tegelikult välja nägema siis kuni 30 minutit ja disaini hindamine ei pea enam olema väljaku peal. Ehk siis põhimõtteliselt te räägite või te teete disaini hindamise samamoodi, nagu te teeksite põhimõtteliselt projekti hindamist. Mis tähendab seda, et teile antakse 5 minutit aega ja 5 minutiga peate rääkima ära oma robotist, oma strateegiast, mida teie robot on teinud, mida teeb hästi, mida halvasti, mis missiooni lahendate ja nii edasi. Ja tegelikult ei pea selles videos demonstreerima mitte midagi, vaid see on nagu sihuke, kujutame ette olukorda, kus te lähete projekti hindamisruumi, te räägite oma projekti ära, tuleb teile projekti küsimused ja peale seda öeldakse teile, et nii, nüüd rääkige oma robotist mulle. Ja seal ei ole väljakut kõrvale. Ehk siis mingi sihuke süsteem on nüüd uus globaalne standard. Ühtepidi ma saan aru neist, nad tahavad, ütleme first siis mis nemad, ütleme meie, et nad tahavad teha olukorda, kus disaini hindamine oleks võimalikult lihtne ja korraldajatele ka nagu võimalikult lihtne seda kogu hindamisprotsessi teha. Ehk siis ei ole vaja enam topelt väljakuid, kus hindamist teha, ei ole vaja eraldi nagu aega selle hindamise jaoks ja et see hoiaks nagu sihukest inimressurssi võib-olla kokku siis ja ka natukene ka platsiressurssi. Küll ma tean, et meil ju on iga kord niimoodi on, et me tegelikult robotdisaini teeme väljakute peal. Robotmängu väljakute peal ja peale disaini hindamist alles lähevad robotimängud siis käima. Et meil seda probleemi ei olnud, aga nad mõtlevad pigem selle peale, kui teil on mingi sihuke väiksem kool, kus on mis iganes 6 meeskonda, tahate oma sihukest disaini hindamist teha, võtavad sinna suvalised disaini hindajad, kes tegelikult võib-olla ei peagi teadma väga palju sellest platsist ja missioonidest, aga nad vähemalt kuulavad selle kõrvale, et mida laps nagu räägib ja räägitakse programmist, mis iganes roboti ehitusest ja nii edasi. Et see on nagu mingi sihuke uus suund. Et see aasta ma arvan, et me läheme kas sama teed pidi, ehk siis teil antakse samamoodi 5 minutit annaks teile aega, et see video, video teha siis maksimaalselt 5 minuti pikkune, kus te räägite oma roboti strateegiast, missioonidest ja nii edasi. Ja kui te suudate siin ära mahutada ka näiteks platsi peale mingi näite, siis see on ainult seda parem. Võib-olla härra peakohtunik tahab midagi lisada. Mulle tundub, et see on mõistlik ja kindlasti roboti disaini saab natukene toetada, aga siis robotimäng, kui see salvestus olemas on, et kui see peaks vajalik olema. Aga nagu Raman juba ütles, siis sooritust kui sellist enam roboti disaini protsessil ei hinnata. Ehk siis, et pigem hinnataksegi seda, kuidas seda kõike tehtud on ja missugune on see esitus, et mida te ise oluliseks pidasite, siis võiks teada, mis on tähtis. Just. Et see aasta me ei saa katsetada, aga ma arvan, et kui me räägime ikkagi selle aasta finaalist, kui meil kõik läheb hästi ja me saame seda kontaktina teha, siis seal me katsetame kindlasti selle uue süsteemi ära, ehk siis uus süsteem on selline välja, tulete ruumi sisse, hindamisruumi, seal ootavad teid hindajad, enam ei ole projekti hindajad, põhiväärtuste hindajad ja disaini hindajad, nüüd on meil lihtsalt globaalsed hindajad. Ja andaks teile 2 minutit, räägite, kes te olete, kust te tulete, panete asjad paika, siis saate 5 minutit aega, et oma projekti ära esitleda, siis peale seda 5 minutit küsimusi, peale seda 5 minutit disaini hindamist, 5 minutit küsimusi, 3 minutit põhiväärtuste mäng ja 2 minutit, või siis oligi enam täis või 5 minutit oli põhiväärtuste mäng ja 3 minutit, mis sealt esimesest 8 siis üle jäi,
tuleb siis kokku, on siis ikka nagu wrap-up ehk siis antakse tagasisidet meeskonna kohta ja tõmmatakse otsad kokku. Et siuke on see uus plaan, et me kindlasti proovime sellega ära siis sellel aastal, vaatame, kuidas läheb. Ja Rasmus ütles ka, et kui hiljem oma ikkagi, no keegi nagu räägib ikkagi maru hull asja meile kokku, et robot teeb ikka seal 600 punkti ja kõik on nagu super ja tegelikult läheb võistlema siis roboti mängu baasrobotiga näiteks, mis kindlasti pole paha mõte. Kui ta 600 punkti ära teeb, siis miks mitte. Aga kui me ikkagi näeme, et keegi seal leiutas ja keegi tegelikult roboti mängi toeta seda disaini nii palju, siis ma arvan, et disaini hindajatel on õigus seda aga hiljem korrektuure sisse viia. Et siin kindlasti ei mõelda seda, et kui teil, me näeme, et robot on, vaatame robotile peale, et on väga võimekas, aga mingid asjad lähevad nässu ikkagi roboti mängus. Seda võib täiesti juhtuda, on ka kõikidel parematel meeskonnal juhtunud. Käsi ikka väriseb ja mingi asi läheb meelest. Et seda sellepärast kindlasti punkt alla ei võeta, aga üldiselt, kui vaadatakse, et ikka disain ja roboti mäng omavahel ikka väga palju kokku ei käigi, et siis annab ikka mingi korrektuure teha. Mul veel üks küsimus. Küsi. Võib-olla rumal, aga vaata see, ma ei saa aru, mis see põhiväärtuste mäng, ma ei saa, või sain midagi valesti aru? Sa ütlesid põhiväärtuste mäng ka. Ja, sest põhiväärtustel meil on alati saata üks tegevus seal, kui sa oled... See on, vabanda, et see on nüüd, et nad midagi siis seal koostavad komisjoni ütlemise järgi. Just. No ja, nagu vanastigi oli seal. Nagu vanasti, täpselt. Esitusel. Ja. Täpselt nii. Aitäh. Just. Aga sinu küsimusele edasi küsides või minnes on see, et ma ei ole kindel, kas ja kuidas seda tehakse nüüd virtuaalselt. Et selle vastus ma olen hetkel võlgu. Et võib juhtuda, et peate tegema ka mingi niinimetatud meeskonna video ka, aga ma hetkel jään selle vastuse võlgu teile. Et kui see selgub, siis ma annan teada. Tänan. On veel küsimusi? Chatis? Ei? Jaa. Okei. Mis seal ikka? Rasmus ütles, et tegelikult on hullult kurb, et tal ei ole keegi küsinud mingeid küsimusi. Et just küsis mu käest, et kas me üldse oleme mõne väljaku müünud, et võib-olla keegi tegelegi FRL-iga see aasta. Siis ma ütlesin, et ikka mõni väljak on ikka välja läinud meil siin. Et julgelt küsige, andke meil tagasiside, kuidas teil läinud on, palju te punkte teete ja nii edasi. Et me tahame ka nagu kursis olla, et kuidas teil endal läheb. Et me ise oleme küll vaikselt olnud, et võiks kindlasti rohkem kätt pulsil hoida. Aga eks me oleme ka siuksed pigem nagu ootaval seisukohal, et kus ja mis ja kuhu poole me suundume siin üldse. Aga Rasmusele võib vabalt kirjutada, küsida nii õpetajate, meil on seal Facebooki chat, kus on First Lego League juhendajad, et seal võib küsida või võib ka otse Rasmusele kirja saata. Ja ma nägin seda küsimust. Hea küsimus, Adrian. Me ei tea veel seda täpselt, et fakt on see, et kui me lubame neid eelvoore tuleb virtuaalselt. Kui sa seda mõtlesid ja kui nad tuleb virtuaalselt, siis miinimum on see, et me lubame teil saata neid videosid ja robotimänge projekti videosid lubame saata vähemalt veebruari lõpuni. Ehk siis selle mõttes on sul õigus, et kindlasti kindlasti kuu aega lükkuvad edasi vastused, teie poolt. Aga võib juhtuda, et kuidagi leige suhtumine on ja kõik tahavad pikendust saada ja asi on ikkagi keeruline ja nii edasi, et siis võib-olla me lükkame veel edasi siis näiteks kuu aja võrra. Aga seda peab kindlasti nagu natukene varem mõtlema, et ei saa päris niimoodi, et ühed teevad siin võib-olla veebruari lõpus kõik asjad ära ja siis teised ütlevad, ma ei tea, ma ei saanud ja siis saavad kuu aega nagu pikendust, et oma asju paremini teha, et me peame nagu arvestama selle ka, et kui me ikkagi mingi tärmini välja käime, et siis see peab olema kõigile nagu mõistlik. Jaa, see tuli juba, Rasmus võib muidugi kommenteerida seda, aga ma tean, et see tuli juba eelmine aasta äkki, või Rasmus? Tegelikult tuli juba eelmine aasta, jah. Ehk siis tõepoolest programmeerimiskeeltel ei ole nüüd enam mitte mingisuguseid piiranguid, võid kasutada täpselt sellist programmeerimiskeelt nagu sobib, kaasa arvatud siis Python.
see keel, Java, JavaScript, igasugu erinevaid variante on juba olevasti, et kõik on okei ja kõik on täiesti lubatud. Et programmeerimiskeelel enam piirangut ei ole. Ja, aga lihtsalt tuleb seal ikkagi meelde tuletada, et robot peab olema autonoomne. Ehk siis meil on võib-olla väga keeruline seda video pealt tuvastada, kui keegi kuskil seal sinihambaga seda robotit juhib või parandab. Aga üldiselt on reegel ikkagi see, et robot peab olema autonoomne, ehk siis vahet ei ole, mis programmid robotit või programmi seal koostate. Ja tegelikult disaini hindamisel on ka see nüüd, miks on natuke lihtsamaks läks, on see, et me ei eelda, et hindajad kõik teavad, mis asi on Python. Võib-olla mõni isegi kardab Pythonit, mõtleb, et see on mingi maolaadne toode. Et siis me ei saa nagu eeldada seda disaini hindajate käest. Ja sellepärast nagu need küsimused on ka pigem siuksed, või küsimused ja siis disainiprotsess on pigem nagu siuke teoreetilisem. Et räägite, miks te tegite, kuidas te tegite ja nii edasi, et ei pea minema siin, ei pea nagu syntaksit lahti seletama. Just. Tegelikult peakohtunik tuletab meelde, et reegel number 2 ütleb väga selgelt, et võistluse ajal peab sinijaamad olema välja lülitatud. Vaat, väga hea. Nii on. Aga väga hea küsimus. See on ka see, mille pärast me julgustasime tegelikult kõiki juhendajaid oma meeskonna liikmeid kaasama sellesse seminarile. Aga kuidas te sellist teete, et sinihambaga ei tegutseta? Ega ei tea, ega otseselt ei teegi. Kui meil tekib praegu mõtlesin kiirelt läbi siin, ega ei teagi, sest nutikamad panevad niimoodi, teevad selle seisukoha ka nii ilusti ära, nagu programm teeb. Eks ole ju tegelikult. Aga roboti ekraani ei vahetult enne robotimängu nii EV3, kui Spike'il on seda kohe näha, kas siin Ja, Spike'il tõesti on ju... Ja, Spike'il on veel hullem, seal peaks sinine tuli põlema kohe, kui sul sinijaamas on ühendatud. Ja. Aga küll, jah. Tegelikult on ka see, et sa pead ikka väga spets olema, kui sa suudad niimoodi seda robotit opereerida, et meie seda ei saaks aru, et sa samal ajal ei vajuta nuppu või robot teeb midagi teistmoodi. Ja kui sa juba seda suudad, siis tegelikult on väga äge. Sa juba oled proffe. Siis tegemist on ikkagi programmiga ja me soodustame õppimist, et... No eeldame seda, et seda pettust ei ole, et milleks see, et tegelikult ikkagi on aus seltskond ja austab neid reegleid ja võistluse põhimõtteid. Ja kui kellelgi tekib see huvi, et tahaks nagu petta, et siis te võite julgelt teie kui juhendajad peaksite teadma seda, et mille jaoks see programm nagu oluline on, et siis me räägime seda. Just, ei, ma ütlen, et siis on juba koostöö juhendajaga. Just. Aga kas seda võlts esikohta nojah, ei, see on eraldi teema. Ja üldiselt te olete kõik kuhugi registreerinud meile kunagi, et mul on teie kodused aadressid olemas, nii et kui lapsed teevad pattu, siis me tuleme juhendale külla. Tore, jah. Ei, see oli minu mõtte välgatus lihtsalt. Ei, väga hea küsimus. Mul tegelikult oli need samad küsimused ka Firstile kohe alguses, et nii videode saatmistega mõni võib ju videosi kokku lõigata. Et kuidas need kõik ära teha niimoodi, et oleks viisakas ja siis tegelikult öeldi, et aga ei ole hullu, et tegemist on põhiväärtustega ja kui nad tahavad petta, siis nad tahavad petta ja see ei ole, siis nad teavad, et ega elus ega kaugele petmisega ei jõua, et see on see küsimus ja õppemoment. Eluaegne võistluskeeld. Ja, täpselt. Juhendaja välja vahetamine. Aga korra võivad, ma tean, et paljud juhendajad võib-olla isegi selles juhendajate vestlusminutis rääkinud sellest, aga kuidas teil muidu läheb meeskonnaga, et kui keegi tahab nagu sõna võtta, et kuidas projektiga läinud on robotimänguga, et te võite julgelt rääkida. Et ega me väga palju teid kinni taha hoida, et võib-olla mingi 5 minutit veel ja siis on kogu lugu. Mina räägiks veel. Räägi. Alustasin alles, tunnistan üles projektidega. Ja väga huvitavaid ideid tuli laste poolt. No ma põhimõttega tegin niimoodi, et mõtlevad välja mingi mängu, mis paneb rahva liikuma olenemata east siis. Ja huvitavaid asju tuli. Nüüd hakkame vormistama ja veel täpsustama, nii et ja siis teeme valiku, millisele tiimile lähevad. Väga õige, väga hästi.
ja noh, kui juba rääkida, siis meil läheb ka siin 3-4 on tehtud, see on, noh, ei oska öelda nüüd, aga loodame, et saame rohkem missioone, variante ja võimalusi. Katsetame siin, teeme osalt Spike'ist, osalt EV3-ga just liikumise ja poisid ütlesid, et parem sujuvam liikumine on Spike'i ratastega. Ja seal siin katsetasime igasuguseid just seda ühe silla Spike'i ratastega ja teise silla siis veel arutame, vaatame, milline on kõige parem, kuidas, mis liviseb, mis. Aga igatahes jah, et need kitsad Spike'i rattad on stabiilsemad. Väga lahe, no seda on hea kuulda. Leidsime meie, jah. Okei. Aga jaa, Pärtel oli meil olemas, et enne kui ma vist ikka jah, tegime aplausi ära küll, aga me võtame siis kindlasti nendega ühendust kõikidega, kes auhinnad võitsid, jah. Lihtsalt muu seas jutu sisse ütlen, et Maria kogub teie kontaktid ja saadame teile siis auhinna näiteks kas TPD või siis kuigi paki automaati. Kõik saavad auhinnad ka näiteks võistlused. Ja ma eeldan, et see on Leelo, kes kirjutas selle viimase asja, et tegelikult meil on ka väga kurb meel, et me ei saa selle võistlust läbi viia ja ei saa selle melus osaleda. Et tõesti. Rasmus, sa ei lähe arvesse? Rasmusega me vaatame ja kas me Rasmusele anname midagi. Võib-olla me võtame Rasmusest järgmise, kes oli seal. Et ma ei tea, kas me saame seda. Põlvakooli oli 2 tükki, vot Rasmuse. Nii et teise koha inimesi oli 2, nii et kahjuks jääb auhinnast ilma. Aga jah, võib-olla see on mingi erinevad Rasmused, ma ei tea. Kui see on keegi teine Rasmus, siis ta annab meile teada sellest. Kui see on keegi teine Rasmus, kui mitte härra Kits, peakohtunik. Ühesõnaga, Rasmus võib omalt oma aadressi meile anda. Ja kui me seda ei leia kuskilt heast andmebaasist, siis me teame, et see on keegi teine Rasmus. Jah. Aga veel küsimusi? Et kui ei ole, siis tegelikult täna kolmapäev, jah. Loto kolmapäev hakkab varsti, nii et meil oli väga tore teiega, et seminarist osa võtsite. Ja Heilal tahab kindlasti midagi lõppu ka öelda, et ma luban Heilal vabalt siia tulla, et minu poolt väga aitäh. Ja siis varsti Maria korda. Aga ega pikalt ei olegi midagi enam öelda. Suur tänu kõigile osalemast ja soovitamis kindlasti tutvuda videotega Rediset Robot lehel. Ma usun, et siin paari nädala jooksul ja järgmiste hooaegade alguses me tuletame meelde, et sellised videod on olemas. Need on meie arvates väga hea õppematerjal alustavale ja isegi juba kogenud FLL meeskonnale ning arvestas praegust distantsõppe olukorda, kus paljud õpilased peavad võib-olla tegema videosid, siis kuidas teha ühte head videot, selle kohane õpetusvideo on olemas Rediset Robot lehel, nii et soovita kindlasti vaadata ja tõstame üheskoos Eesti hariduse kvaliteeti. Aitäh teile! Tõusame kõik koos püsti, teeme aplausi endale.